Tere päevast! Postimehe sõjastuudio alustab. Viimaste uudiste kohaselt on Ukraina president teel Davosi selleks, et kohtuda seal USA presidendiga. Meil on stuudios kindralmajor reservis Neeme Väli. Tere päevast! Tere päevast! No eile tundus, et tähelepanu Ukrainalt on Davosis täiesti ära, sest et kõik väga tähelepanelikult kuulasid seda, mida võiks USA president öelda Gröönimaa kohta. Kas Gröönimaa teema on praegu täielikult Ukraina varjutanud? Tundub küll nii, jah. Ja mitte ainult eile, vaid kui vaadata siin isegi nädalatagusesse aega ja ühe näite, mis ma tooksin, on 17. jaanuar, kui toimus kohtumine Miamis USA ja Ukraina delegatsioonide vahel, siis sellest ma ei ole suutnud mitte ühtegi uudist leida. Ja tõepoolest pressis, mida siis kajastatakse, on kõik see, mis toimub Gröönimaa ümber ja eriti siis nüüd, kui on see suur kohtumine Davoses. Kas täna võiks siiski aset leida see, ma ütlesin küll siis saadet sisse juhatudes, et Ukraina president on teel Davosi, et see kohtumine seal Trumpiga võiks siiski aset leida ja millest võiksid nad rääkida, sest ega me ju päris täpselt ei tea, kus seisus see viimane versioon sellest rahuplaanist on? Me teame nii palju, kui Vitkov siin viimastel päevadel on selle kohta kommentaare andnud. Loodetavasti see kohtumine täna toimub Trumpi ja Zelenski vahel. Sellel ju eelnesid 21. ja 20. kohtumised seal samas Davoses nii USA ja Venemaa delegatsiooni kui ka siis USA ja Ukraina delegatsiooni vahel. Ja Vitkovi viimane kommentaar, kes peaks ju nüüd olema teel juba Moskvasse, et Putiniga kokku saada, oli selline, et sellest 20-punktilisest plaanist on sisuliselt lahti ainult üks teema ja see on siis territooriumite jaotus. Et sellest võib järeldada, et ülejäänude osas loodetakse, et mingisugune kokkulepe on saavutatud, kuigi kui vaadata nüüd Vene poole kommentaare, siis sealt sellist optimismi küll läbi ei kõla. Kui palju tagasi tõmmati eile pingeid, ma mõtlen just neid pingeid, mis võinuks tekkida NATO sees, just nimelt Gröönimaa pärast, et kui palju need pinged mahenesid pärast seda, kui USA president ütles lause, et ta ei kasuta jõudu? Ma usun, et sellised konkreetsed ja sellised nii-öelda värsked pinged kindlasti mahenesid, sest et see, mida ju Trumpi käest korduvalt küsiti, et kas ta välistab jõu kasutamist, ta sellele ju konkreetset vastust ei andnud ja nüüd lõpuks siis Davoses ta ütles seda tõepoolest konkreetselt välja. Ja kui nüüd vaadata neid viimaseid kommentaare, mis on selle kohta laekunud, me ju sisu päris täpselt ei tea. Eile õhtu siis Trump ise natukene valgustas, mis on selle kokkuleppe sisu, siis ma saan aru nii, et seal on kaks sellist poolt. Üks on siis nii-öelda selline laiem lepe, mis puudutab laiemalt Arktika, aga siis ka konkreetselt Gröönimaa julgeolekut, mida tahetakse teha NATO raamistikus. Aga teine on siis konkreetne kokkulepe Taani kuningriigi, Gröönimaa ja USA vahel, millega siis väidetavalt antakse USA käsutuse täiendavalt veel mingisuguseid maatükke, mis eeldatavasti on mõeldud selleks, et USA saaks sinna ehitada peale mingisugust taristut, mis on osa nende raketikaitsekilbist. No veel enne, kui me läheme konkreetselt Ukraina olukorra juurde, on vaja selgeks rääkida üks asi ja see on see rahukomitee. Et mis asi see on ja kas vastab tõele, et selle rahukomitee liige on tõepoolest ka Putin? See on nüüd üks järjekordseid president Trumpi algatusi, mis algselt oli mõeldud Gaza ülesehitamiseks, aga väidetavalt on selle komitee raamistik ja sinna kirjutatud tööülesanded nüüd niivõrd laiad, et peaaegu võib öelda, et tekitatakse paralleelselt Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni. Ja kui ma õieti mäletan, siis kutsed on läinud 80 maailma liidrile, mille kohta on siis jah, tõepoolest mingisugune tagasiside juba tulnud. Ma saan aru nii, et Euroopa riigid on valdavalt öelnud juba ei sellega liitumisele. Türgi on öelnud ja, Egiptus on öelnud ja, Saudi Araabia ka.
Putini osas või Venemaa osas on kerge segadus, sest eile Trump väitis, et Venemaa on kutse vastu võtnud, aga siis tänased uudised Putini kommentaaridele tuginedes ütlevad seda, et kutset kaalutakse ja Venemaa on teinud väga kavala sellise käigu, kuna tegemist on ju miljardäride klubiga, igalt osalejalt oodatakse siis vähemalt miljardilist panust ja Venemaa pakub välja, et kui nad ühinevad, siis see panus võiks olla nende Euroopas külmutatud varade näol. No see on tõeliselt kaval käik venelaste poolt. Ja absoluutselt, et siin on ju ilmselge katse ajada ameeriklasi ja eurooplasi veel kord tülli, sest et nüüd tuleb ju nii välja, et kui Euroopa hoiab neid vahendeid kinni, siis Euroopa takistab Ameerika Ühendriikidel oma algatust ellu viimast, nii et väga-väga kaval käik. No tuleme nüüd Ukraina sündmuste juurde. Põhjus, miks Ukraina president tegelikult alles täna läks Šveitsi, kuigi ta algsete plaanide kohaselt pidanuks seal kohe olema, aga põhjus on selles, et selle nädala alguses väga intensiivsete raketirünnakute osaliseks saanud Ukraina ja Ukraina energiataristu on ikkagi tundub, et selle sõja ühes hullemas seisus. Et ühel päeval olid meil uudised isegi sellest, et Kiievis Ukraina parlament on ilma veeta ja ilma elektrita ja Ukraina on ka teatanud, et kuna olud on Kiievis nii halvad, siis ainuüksi selle aasta esimese kuu jooksul on sunnitud Kiievist lahkuma üle 500,000 inimese, mis peale Zelenskõi ütleski, et kui mingit olulist kohtumist Šveitsis seal aset ei leia, siis tema jääb pigem koju ja lahendab neid energeetikaprobleeme. Ja nii see on ja olukord on tõesti halb. Venemaa on siis juba konkreetselt eriti sihikindlalt rünnanud Kiievit selle aasta algusest, jaanuarikuu algusest ja linnapea Klitschko on öelnud maha, tema on öelnud maha numbri isegi 600,000 inimest ja ta on lausa kutsunud inimesi lahkuma ja väidetavalt on siis külmumise ja lõhkikülmamise vältimiseks lastud tühjaks linna veevärk ja küttesüsteem, et vesi seal ei külmuks. Ja nüüd on küll täna hommikul olid uudised, et osa siis elektrivarustusest on taastatud, aga siin eilse seisuga oli väidetavalt ilma elektrita kuskil 50% Kiievi linnast. Nii et see on järjekordne katse Venemaa poolt murda mitte niivõrd olukorda rindel, vaid Ukraina rahva tahet tervikuna ja need rünnakud tsiviilobjektidele, ka ütleme elektritaristule, küttesüsteemidele, gaasihoidlatele, et need kindlasti jätkuvad Venemaa poole pealt, sest Venemaa ei tee mitte mingisugust vahet sõjaliste ja tsiviilobjektide vahel. No tegelikult on Ukraina president pidanud ka siin vajalikuks märkida, et õhukaitsega on pahasti ja on pahasti isegi Kiievis. Et mis siis muutunud on? Muutunud on see, et Vene rünnakud on muutunud tunduvalt massiivsemaks. Kusjuures, kui vaadata nüüd statistikat, siis ütleme aasta lõikes, siin 12 kuu lõikes, siis tavapäraselt need rünnakud siis toimuvad öösiti ja igas kuus on keskmiselt olnud sellist kuni 2 üle keskmise rünnakut massiivsuse poolest ja lisaks sellele veel 2 väga massiivset rünnakut. Ja jaanuarikuus selliseid väga massiivseid rünnakuid veel olnud pole. Et Venemaa ilmselt korjab ikkagi, ta ei pane välja kogu oma toodangut kohe, vaid ilmselt korjatakse seda, et siis ja teinekord ajastatakse see massiivne rünnang mingisuguse ürituse või asjaga. Nii et suudetakse ikkagi järjest tõsta toodangut, millega toodetakse nii rakette kui, aga eriti droone. Ja need on lihtsalt liiga palju, et Ukraina õhukaitse suudaks kõigi nendega toime tulla. Ja eriti kui me räägime siis sellistest kõrgtehnoloogilisest õhukaitsesüsteemidest, mille raketid on väga kallid, siis seal on ka rahaline aspekt oluline, sest et üks Patriot-süsteemi rakett maksab miljoneid dollareid ja Geran droon, ka kõige kallim variant nendest jääb ikka mitmeid kordi maha hinna poolest. Nii et Venemaa suudab seda õhukaitset praegu massiga üle mängida. Ja kiirkorras ei ole ju tegelikult ka mingisugust võimalust seda õhukaitset nüüd selle talve jooksul veel tugevdada. Et mis see kõige tõhusam on? Ikkagi Patriotid, jah?
sõltub sellest, missuguse sihtmärgiga on tegemist ja mis on selle lennutrajektoor. Et kui on tegemist selliste lihtsamate droonidega, mis lendavad suhteliselt aeglaselt ja madalalt, nagu on need esimese generatsiooni Geranid, siis neid on võimalik ikkagi maha võtta ka siin näiteks suurekaliibriliste kuulipildujatega isegi. Aga kui on tegemist juba siis rakettidega või siis siin reaktiivmootoriga Geranidega, siis seal on tõepoolest juba ka vaja raketisüsteeme. Nii et see täpselt sõltub, missuguse sihtmärgiga on tegemist ja Ukraina õhukaitse on väga mitmekihiline. Aga jah, teda ei ole lihtsalt piisavalt palju, et kogu riigi territooriumit ja kõiki objekte katta. Mis rindel toimub, et on kusagil venelased oma rünnakuid ka intensiivistanud? Kui me rindepilti vaatame, siis võib rääkida tegelikult 2 oblastist. Donetski oblast, mis on meile ju teada tuttav, seal on see raskuspunkt Vene rünnakute puhul olnud juba väga-väga pikka aega ja seal on rinne tasapisi küll kahjuks liikunud venelaste poole pealt, aga siiski mitte nüüd niivõrd, kuivõrd võiks arvata, et sinna panustatud inimjõu puhul see võiks olla. Ja tuues välja siin näiteks konkreetselt Pokrovski ja selle siis sõsarlinna Mõrnogradi, siis seal jätkuvalt on Ukraina suutnud oma üksusi sees hoida ja neid ka varustada. Kuigi ütleme, enamus nendest linnaterritooriumitest ikkagi Venemaa suudab kontrollida. Aga Ukraina vastupanu seal jätkub ja Venemaa ei ole suutnud hoolimata siis kuid kestnud pealetungist ja sinna kõikide jõudude paiskamisest neid linnu täies mahus vallutada. Ja teine selline suur raskuspunkt on praeguseks kujunenud välja siis Zaporožje oblastis. Ja seal on tegelikult Venemaa arendanud siis ründetegevust nii oblasti ida osas kui ka lääne osas. Ja mis uudistest tihti läbi jookseb, on siis asula nimega Huljapole, mis on sellise suure Vene rünnaku all, mida Venemaa ka on üritanud juba päris pikalt hõivata. Ja kui kaardi pealt näidata, siis noolte järgi on Huljapole siin Zaporožje idaosas, aga Venemaa üritab siis liikuda ka lääne poolt lähemale Zaporožje linnale, aga linnast ollakse veel ikkagi väga kaugel. Ja Ukraina vastupanu on seal väga aktiivne ja mitte ainult, et lüüakse tagasi venelaste rünnakuid, vaid tehakse ka ise vasturünnakuid. Nii et need on sellised 2 raskuspunkti rindel, mis ei tähenda, et mujal siis lahingutegevust ei toimub ikka, aga mitte sellise intensiivsusega. No lähipäevil siin tuli just välja ka uudis, et Ukrainal on ikkagi värbamine väga-väga suur probleem. Et kui kehv see olukord on? See olukord on kehv ja tegelikult on see selline probleem, millest on ka juba räägitud ikkagi väga pikalt. Et seal on üks asi on süsteemis, mis ei toimi. Et see riiklik värbamissüsteem nii nimetatud sõjakomissariatide näol, selle efektiivsus on madal, räägitakse ka üsna palju korruptsioonist ja teistpidi on nüüd Ukraina üksused ise loonud selliseid päris oma värbamispunkte ja väidetavalt siis nende tegevus on palju edukam ja edukam on ta selle tõttu, et inimesi, keda siis värvatakse, ikkagi inimestel on usku, et neid ei saadeta mitte kahurilihaks rindele, vaid ikkagi sellele rindele minekule eelneb väga korralik väljaõppe ja kui nad rindele satuvad, siis need tegevused ja taktika, mis seal läbi viiakse, on ikkagi sellised, mis aitavad sul elus püsida ja ka varustus ja kõik muu on korralik. Nii et selline nii-öelda kahene süsteem, milles paraku riigipoolne osa on väga-väga kõvasti oma algatusele alla jäänud. No palju me teame sellest, et see on üldiselt teada, et Ukrainas on ka päris krõbedad külmakraadid praegu, et palju see praegune ilm takistab ka seda, et tuua varustust rindele. Et kuidas sellega on? No see on ilmselt venelastel samamoodi probleem, aga ka ukrainlastel. Ja nii on, et see takistab tegelikult mõlema poole tegevust, et siin on nii miinus kui plusspooled, et plusspooli tõsi on vähem
Ehk siis kui ikkagi külmakraadid on kõvad, maastik on külmunud, maapind kannab raskeid soomusmasinaid ja nendega on võimalik siis palju laiemalt liikuda, mitte ainult siis maanteede kontekstis. Aga me teame, et soomusmasinate kasutamine on Venemaa poolt jäänud järjest väiksemaks. Ühtepidi on ukrainlased olnud edukad oma droonirünnakutega, et neid hävitada, aga teistpidi ega Venemaal sellest tehnikast tuleb juba ka nappus kätte. Miinuspoole pealt on kõigepealt see, et talvega kaasneb ka lumi, ehk liikumine on raskem. Ilmselgelt, kui on palju lund, siis selliseid nii-öelda golfikäru ja mootorrattarünnakuid enam ette võtta ei saa, need lumes ei suuda liikuda. Ja teist, on ka see teema, kui me räägime nüüd näiteks droonide kasutamisest ja eriti siis väiksemad, mis töötavad akude pealt elektrijõul, külm teadupärast mõjutab aku mahutavust ja ka nende kasutamine on selles mõttes rohkem piiratud ja raskendatud. Nii et talv lahingutegevust kindlasti mõjutab päris palju. Ma tuleks korraks meie jutu alguse juurde veel. Nimelt sai ära nimetatud seda, et samal ajal kui Ukraina president on teel Šveitsi, on USA eriesindaja teel Moskvasse. Sellest tavaliselt ei tule mitte midagi head, kui teil seal mingid väga tõhusad kohtumised on. Mida me kartma peame? Jah, ma olen ju seda ise ka öelnud, et ega vitku või käikudest midagi head ei ole sündinud. Ja kartma, ma arvan, et mitte just kartma, küll aga me peame olema teadlikud sellest, et Venemaa poole senised avaldused ei ole sisendanud mitte mingisugust optimismi. Venemaa ei ole mitte kuidagi väljendanud seda, et ta on valmis tegema kompromisse ja nõustuma siis erinevate lahendustega, mis sellesse 20 punkti plaani on sisse kirjutatud. Kui näide tuua, siis näiteks see, et tehakse selline demilitariseeritud joon kahe vaenupoole vahele, kuhu saadetakse siis NATO riikide poolt sõjalised jõud. Sellel on ju Venemaa olnud algusest peale vastu, aga neid punkte on veel. Nii et täna küll ei ole mingit märki, et Moskvas toimuks mingisugune läbimurre. Et kuulame ära, mida Putin ja Vene delegatsioon Vitkovile räägib ja eks siis ole näha, et mis uudistelt tuleb. Ma ise arvan, et tänase seisuga küll Putinil ei ole mitte mingit põhjust minna mingisugustele kiiretele järeleandmistele. Ja lõpetuseks veel, et Ukraina siin oma selle viimaste taristuründamiste kohta teatas kohe, et aga me ründame Venemaa territooriumi vastu ja me just nimelt ründame ka selliseid sarnaseid objekte selleks, et lihtsalt kätte maksta. Kui tõhusalt neid rünnakuid on ja kui palju see venelaste elu mõjutab, kui palju Ukraina suudab praegu rünnata Venemaa territooriumi? Ukraina rünnakud tegelikult on ka aja jooksul kasvanud nii kvantitatiivselt kui ka kvalitatiivselt, ehk siis suudetakse mõjutada palju kaugemal asuvaid sihtmärke kui sõja alguses. Nüüd selle retoorika juurde tulles, see tegelikult on muutus, sest Ukraina on ju siiani olnud väga-väga ettevaatlik nende objektide suhtes, mida ta on Venemaal rünnanud ja on alati püüdnud teha nii, et need objektid oleksid siis kas vahetult või mingil määral seotud Venemaa kaitsetööstuse ja sõjategevusega. Ja nüüd siis tuua motiivina välja lihtsalt kättemaks, see on nagu midagi uut, et see ei ole niisama lihtne. Küll aga on selge, et kui me räägime näiteks Venemaa elektrijaamade ründamisest, siis siin võib ju ka öelda, eks ole, et need elektrijaamad annavad tõsi küll voolu nii tsiviilelanikele, aga seal taga võivad olla ka mingid muud tööstused, mis on sõjandusega seotud. Nii et see on jah, väikene retoorika muutus. Ma ise kahjuks ei ole seda lugenud. Neeme Väli, aitäh tulemast Postimehe Sõjastuudio saatesse. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid täna vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris juba homme. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.